kallikesed, mis iganes hüüdlaused siin staaraktivistid kasutavad, ma ei ole staaraktivist, ma olen lihtsalt üks inimene, kes nagu on julge ja enesekindel. Mõtlesin, et poed ja erinevad eraasutused ei ole sobilikud kohad, kus panna seaduse eelnõud nagu küsimärgi alla, kas see on seaduslik või ei ole. Eraasutus dikteerib ise korda. Kui nemad ütlevad, nüüd käite Boorati kostüümides piima ostmas, muidu meie poodi ei tule, siis nii ongi. Mina isiklikult ei soovi, et keegi annab mulle sellised korraldus. Eks kui Kaja Kallas helistab mulle, ütleb, et mul on torukatki ja vetsupott umbes, särki-värki möllu, siis ma ütlen, et Kaja, aga kriisipaketis oli küünal ja tikud, nüüd pane küünal põlema vetsupoti ääre peale ja vaata seda täissitutud potti, sellepärast et ämbrit ei olnud kriisipaketis. Aga ma olen siin hetkel politseimajas. Nagu te näete, mul ei ole maski ees. Ma olen Rahumäe T6 politseimajas ja ma tulin siia ja ütlesin, tere, soovin avaldust teha. Avaldus ei küll tegemata, ma ütlesin, et aga maski ma ette ei pane. Ja kuna politseinik selgitab mulle viisakalt, et ta ei näe, et hetkel mulle trahvi tegemine selles osas nagu motiveeriks mind kuidagi midagi tegema või kuhu ma minema pean, et ma trahvi saata? Või mis see oli natuke aega tagasi? See ei täida eesmärki, aga kaubanduskeskuses see täidab eesmärki. Kui ma kaubanduskeskuses lähen ilma maskita, siis seal see täidab eesmärki. Ja kui ma kaubanduskeskuses saan politsei käest trahvi, siis see motiveerib mind tugevamalt kui politsei ametiasutuses trahvi saamine. Päike eest rõõmu, armastame tegelikult üks vähe lugupeetavad politseinikud, kellega ma olen aja jooksul kokku puutunud, et selle maja juhataja on endiselt nagu teate küll, mu eelmine sõnavõtt selle kohta oli õige. Olge tublid ja seisame enda põhiseaduslike õiguste ja kohustuste eest edasi. Ma võtan endiselt ette ka kohtumajja minek mingi, et ma lähen kohtus ka ära ja esitan kohtussoovi, et ma olen kohtus ilma maskita avalikus siseruumis. Seaduseelnõu näeb